kes meist ei oleks küsinud või mõtelnud, et ma tahan rohkem usku. Ja nii me veel mõtelda, et nüüd ma hakkan rohkem usku, võtan ennast kokku kuidagi ja ma hakkan rohkem uskuma. See on ilus mõte, aga see kuidagi ei toimi. Usk ei ole väärtus oma ette, vaid usk on millegi tulemus. See sünnib millestki. No see sõltub muidugi inimese ka taustast, aga üldiselt ei ole põhjust kahel võõral inimesel üksteist väga usaldada tänapäeva maailmas. Nii-öelda usalduskrediit tuleb kuidagi ära teenida või see usaldus tuleb kuidagi võita. Ja kuidas see võidetakse? See on koos olemine, koos erinevatest kohtadest läbiminemine, koos vestlemine, üksteise kuulamine ja niimoodi sünnib tasahilju usaldus. Me olime sellises olukorras, ta käitus nii, ta rääkis nii, me oleme täna sarnases olukorras, see tähendab, et on põhjust teda usaldada. Ja kui me räägime abielu suhtest, sest kõige lähemast inimeste vahelisest suhtest, siis seal ju samamoodi. See usaldus tekib aja jooksul. Ja samamoodi on see ka suhtest Jumalaga. Mulle nii väga meeldib see, kuidas Jeesus ütles, et isa, meie oleme üks ja ma palun, et nemad ka oleksid üks minus. See olemine, et me oleksime Jumalas ja võt sellest olemisest, kus see meie elu ei ole kuidagi mingisuguste tegevuste ja saavutuste summa, vaid see on olemine, millest sünnivad mingisugused tegevused ja saavutused. Et sealt sünnib usaldus. Ja võt see usaldus on nüüd see usk Jumalasse. Ja see ei ole nüüd see programm või päevakorrapunkt, et nüüd ma usun, nüüd on vaja usku. Vaid see usk, kas on või ei ole, see on sündinud sest Jumalaga koos olemisest ja koos käimisest. Kui võtta usku usaldusliku suhtena, mitte sooritusena, siis me mõistame, kui küüniline on see meie mõte, et nüüd ma võtan kätte ja usun natukene rohkem. Kui me tunneme, et meie usk on nõrk, siis ei ole kasu sellest, kui me pingutame, silmad punnis peas, et pingutame nüüd natuke rohkem uskuda, vaid see, mis me teha saame, on tegelikult otsida Jumalat. Nii nagu me oskame, avada oma süda Jumalale, kuulata Jumalast, lugeda Jumalast, kuulata Jumalat, rääkida temaga, viibida seal, kus austatakse Jumalat, kus ülistatakse Jumalat, viibida seal, kus kuulutatakse Jumala sõna.